Kujutage ette, et on sügis. Selline nukker sügis, raagus ja sombune. Ja püüdke ette kujutada, et teie olete Urvaste kirikus. On pühapäeva hommik, aga ikka on sügis. Ja aasta on 1735. Vaene aeg. Vanemad inimesed mäletavad 30 aasta taguseid Põhjasõja koledusi. Hoopis rohkematel on meeles 10 aasta tagune ikaldus. Praegu on pisut parem, aga ikka on puudus kõigest. Elada tuleb Jumala armust. Igaks juhuks viiakse väike ohvriand ka metsahaldjatele. Mõistlik on ju ikka metsa ja kõigega, kes seal elavad, hästi läbi saada. Kooliga on lood, kuidas seda nüüd üteldagi, enamus inimesi lugeda ei oska. On see siis kristlik paganlus või paganlik kristlus, mis kiriku siiski pühapäeviti enam-vähem hõredalt inimesi täis toob. Eks see ole ka kohtumispaik, väike vaheldus hallile argipäevale. Ja kui te tulite täna kiriku uksest sisse, teid tervitasid ukse peal 2 meest, panite tähele, eks ole, see vanem 32-aastane oli Urvaste koguduse õpetaja Johann Christian Kvant. Ja noorem, kes tema kõrval seisis, nad omavahel natuke saksa keeles rääkisid, see on tema abiline Peter Friedrich Bornwasser. Ta on 26-aastane ja Kvant kutsus ta siia oma lastele koduõpetajaks. Või naise lastele. Sest kui Kvant ise 4 aastat tagasi Urvastesse tuli, siis abiellus ta eelmise õpetaja Lesega, kel lapsed juba olemas. Niisiis need mõlemad mehed, kes teid ukse peal tervitasid, nad on alles hiljuti Saksamaalt siia tulnud, aga nagu öeldakse, Liefland ist Bliefland. Kes on siia tulnud, see siia ka jääb. Ma loodan, et teie ka. Õpetaja Kvant on pärit Tüüringist ja ma võin öelda, et sügavalt usklik mees. Juba õpingute ajal Jeena ülikoolis osales ta Herrnhuti äratusmeelses liikumises, jõudnud Urvastesse ja kosinud lastega lese, ei saanud ta lastele ju midagi vähemat pakkuda, vaid otsis koduõpetajat neile Halle linnast, sest Halle on oma vagadusega ja ju kõigile teada. Te ju ka teate, eks ole. Ülikool, professor Franke oma asutustega ja nõnda edasi. Maarahva elu on ikka üks suur tööle sundimine. Kes sunnib iseennast, kes teisi, keda sunnib elu. Vaevaga haritakse siin künklikku põldu, aga vaimupõld. Vahel tundub, et seda künda on ju lausa võimatu. Sõnad voolavad nagu vihmapiisad mööda rasvaseid juukseid otse põrandale. Õpetaja Kvant on küll hävitanud mõned ebajumalate teenimise paigad, raiunud maha mõnedki ohvripuud, aga inimeste südameid see palju ei puudutanud. Mõni ainult vihastas. Bornwasser, see noorem seal, naeratab tähendusrikkalt. On tal mõni parem mõte? Ta tahab Kvantile midagi näidata. Keegi sõber saatis talle Hallest kirjaga väikese raamatukese. Raamat on äsja ilmunud, lausa trükisoe. Vähemalt siis oli, kui kiri Saksamaal postiga teele pandi. Algab jumalateenistus. Ma näen, et vabu kohti on veel küllalt, aga inimesi on ka siiski kaunis kenasti täna kokku tulnud, ei saa väga kurta. Üles ärge vaadake, sest orelit meil ju ei ole. Marek juba ütles seda. Pole kunagi olnud. Kogudus laulab või koguduse laulu juhib siin Köster. Tema mürgab laulda oma karvase häälega ja kogudus lohiseb järgi. Keegi natuke sosistab, keegi tukastab. Köster on ka tegelikult väsinud. Altaril põnevad küünlad. Korraga üks küünal kustub ära. Küünal oli veel kaunis pikk, tuuletõmbust ka nagu ei märganud. No kustus siis kustus, õues on ikka sombune sügis.
Kantslist kostab jutlustaja ühetasane hääl, kuulajad mõtlevad oma mõtleid, nagu teiegi praegu, eks ole. Isegi mõisnikud oma pingil vahivad niisama maha ja näevad kuidagi väsinud välja. Ainult noor Bornvasser nende kõrval on lootusrikka pilguga, isegi pisut rõõmus. Võib-olla see ainult tundus mulle nii, sest nimi Bornvasser tähendab ju tõlkes allikavett. Bornvasser, see on üks sõõm värsket allikavett. Jumalateenistus on lõppenud, inimesed lahkuvad kirikust. Kvant oma tõsisel ilmel jätab uksel kättpidi hüvasti, soovib õnnistust. Köster kustutab küünlad ja märkab, et üks on juba teenistuse ajal ära kustunud. No mis seal ikka? Õhtul on Kvant oma pastoraadis, seal siit paistab, oma töötoas. On kirjutuslaud ja mõned raamatud. Küünal laual ei põle, kuigi väljas hämardub ja peaks juba põlema. Kui Kvant seda tegema asub, vaatab ta küünlale ja küünla tagant nagu läbi akna paistab kirik. Tundub nagu seal oleks õrn valguse kuma, nagu tõusev kuu. Kuidas nii? Kvant on üllatunud, nihkub aknale lähemale, toas on vaikne, tool nagiseb pisut, kuue hõlm sahiseb. Tõepoolest, kiriku akendest paistab õrna kuma. Kvant vaatab vaikselt, järsku ehmatab, sest keegi koputab uksele. Uks avaneb, köster teatab, et ta märkas juhuslikult kirikust mööda minnes, et kirikus on valgus. Kas õpetaja härra tuleks ja vaataks selle asja üle? On ikka kõik korras? Märgade lehtede sahinal sammuvad Kvant ja köster kiriku poole, mida lähemale kirikule, seda selgemini paistab aknast valguse kuma. Nad avavad ettevaatlikult ukse, astuvad sisse. Läbi tühja kiriku särab otse altaril ereda leigiga küünal. Köster on pisut ähmi täis ja seletab, et see on seesama küünal, mis hommikul jumalateenistuse ajal ise ära kustus. Keegi ei ole seda uuesti põlema pannud, vähemalt mina küll mitte. Kas saab olla võimalik, et juba tükk aega tagasi kustunud küünal iseenesest jälle põlema läheb? Siis märkavad mehed midagi veel kummalisemat. Küünal, mis põleb, see ei ole teistest küünaldest lühemaks põlenud. Sama pikk nagu teised. Põleb, aga ära ei põle. Mida see peaks tähendama? Mooses. See on ju põlev põõsas. Mõlemad mehed langevad põlvili. Kvant ütleb, jah, issand, siin me oleme, halastama vaese koguduse peale. Ma ei tea, kui kaua nad nõnda põlvili olid, jumalat palusid, tänasid ja kiitsid. Küünalt ära kustutada ei julgenud. Lapsed juba magasid, kui Kvant tagasi pastoraati jõudis. Õues tiputas pisut vihma. Ta heidab märja mantli pulga otsa seinal, taskust piilub välja raamatuke, mille Bornvasser talle hommikul enne teenistuse algust oli andnud. Nüüd on Kvantil aega. Ta istub laua taha, süütab küünla, avab rahulikult raamatu ja asub lugema. Õues on juba päris pime. Üle kiriku paistab kuu. Kui proua Katariina Elisabeth oma abikaasa käest küsib, kuhu mees veel õhtul nõnda hilja kiirustas, kas ta enne magamaminekut veel midagi süüa tahab, vabandab Kvant viisakalt, et ootamatu ja kiire tõlketöö on praegu pooleli. Seda ei ole võimalik edasi lükata. Kvant on oma mõtetes kusagil kaugel eemal. Juba on tal ees hulk pabereid ja sulg tas sõrmede vahel hüpleb kiiresti aina ridu edasi vedades. Vasaku käe nimetissõrmega ajab raamatust järge ja parema käega kirjutab üles maakeelse tõlke. Läheb natukene aega mööda. Jälle jõuab kätte pühapäeva hommik. Kvant ja Bornvasser seisavad taas Urvaste kiriku uksel, tervitavad kirikulisi. Ka Kvanti naine ja lapsed sisenevad kirikusse, naeratavad isale. Sügis on raagus küll, aga päike paistab, ilm on särav. Näete, paistab siingi aknast. Nüüd naeratab ka Kvant lootusrikkalt ja ulatab oma abilisele tagasi raamatukese, mille ta eelmisel nädalal oli andnud. Bornvasser on isegi pisut üllatunud, aga Kvant kinnitab talle, Jumal ei ole meid maha jätnud. Mõnikord peab ta meilt võtma kõik, et näeksime ainult teda, kes meid rikkaks teeb.
Urvaste kirik, küünlad põlevad. Kvant on kantslis, alustab jutlust: armu teile ja rahu Jumalalt, meie isalt ja meie issandalt Jeesuselt Kristuselt. Armas kogudus, täna ei ole mitte mina see, kes jutlust ütleb, täna kõneleb keegi teie seast. Õieti üks mees, kes ülemöödunud aastal juba igavikku jõudis, kuid kelle tunnistuse on Jumal ise meie juurde läkitanud ühe väikese raamatukese läbi. See mees oli lihtne lambakarjus, Henning oli tema nimi. Ta elas Rüügeni saare Kasnevitsi kihelkonna Tangnitsi mõisas, seal pöördus ta patust Jumala poole 19 aastat tagasi ja õpetaja Kvant loeb ette Henningu loo. See ei võtagi kuigi palju aega, pool tunnikest või pisut peale. Aga seda, mis inimeste südames neil hetkel toimus, ei ole võimalik ära kirjeldada. Lihtsa mehe, lihtne, aga siiras tunnistus avas südamed Jumala sõna jaoks. Ja selles loos korduvalt meenutatakse, kuidas oli Henningu lemmiklaul see: Jeesus minu mõttes liigub, meeles seisab tema piin, minu hing ta poole kipub, kuni olen elus siin. Ta on minu kallis ilu, saadab mulle rõõmu elu. Jeesust, kes mu ehega, armastan ma lõpmata. Nii nagu küünal altaril, nii süttis armastus Jeesuse vastu Urvaste rahva südametes. Üks vaimulik uuenemine haaras õieti kogu Liivi ja Eestimaad. Vennaste koguduse ärkamine jõudis Eestisse esimesena 2 kohta, Tallinna ja Rõugesse. Ei teagi, kumba kohta varem, umbes ühel ajal, võib-olla siiski Tallinnasse pisut varem. See juhtus 1730. aastal, kui Herrnhuti saadik Kristjan Taavid Tallinna linna külastas. Ta oli südamest rõõmus, kui nägi, mismoodi õpetaja Mikvits pühapäeviti pärast jumalateenistust oma kodus linnarahvale palvetunde pidas. Eestimaa pastorite hulgas oli selleks ajaks juba palju Halle ülikooli kasvandikke. Mikvits nende hulgas. Kui Christoph Friedrich Mikvits noore mehena Halle ülikooli lõpetas, oli tema esimene töökoht, kujutate ette, Venemaa piiskopi krahv Baltasar von Kampenhauseni juures. Mõned aastad hiljem oli ta Võrtsjärve ääres Rannu mõisahärra teenistuses, kui pidi valima, kas minna missionäriks Indiasse või ülemõpetajaks Tallinna Toomkirikusse. Kumma missionipõllu valiksid sina? Mikvits valis viimase. Nii sai temast 28-aastaselt Eestimaa vaimulik juht. Ja 6 aastat hiljem külastas teda Kristjan Taavid. Kristjan Taavid, kust kohast? Herrnhutist. Õige küll, Herrnhutist, jah. Mikvits rajas Toomvaeste kooli ja Franke õpilasena avas ta ukse pietistlikule vaimulaadile ja herrnhutlikele töömeetoditele, õigupoolest ajaloo suurimale vaimulikule ärkamisele Eestimaal. Aga veel ei olnud see ärkamine päriselt alanud. Ka Rõugesse jõudis vennaste koguduse säde varakult otse Volmarist, tähendab Valmierast, ja nimelt Vana Laitsna ja Luutsniku kaudu. Volmarit külastas Kristjan Taavid samuti 1730. aastal. Siia kutsus teda paruniproua Hallart, kelle lastele oli koduõpetajaks olnud Franke õpilane Albert Anton Fiirot, kes küll Tallinna Toomkirikusse läks Mikvitsile abiõpetajaks, aga jättis hea seemne idanema ja 1730. aastal tärkas see nii Valmieras kui Tallinnas ja Valmierast hargnes see edasi Rõugesse, aga ikka veel ei olnud suur ärkamine alanud. 1735. aasta mardipäeva paiku sündis Urvastes küünla ime. Asjad hakkasid juhtuma 36. aastal. Riia kindralsuperintendendiks valiti sügavalt usklik mees Jakob Benjamin Fischer. Ka temal olid selja taga usuteaduse õpingud Halle ülikoolis. Ja sel samal 1736. aastal külastas krahv Zinzendorf nii Riiat, Valmierat kui Tallinna linna. Kui Zinzendorf septembrikuus Valmieras peatus, läks sinna temaga kohtuma ka Urvaste õpetaja Kvant ja kutsus kaasa Kambja koguduse õpetaja Albrecht Suutori. Kunagi Liivimaale saabudes oli Kvant Kambja pastoraadis Suutori käe all eesti keelt õppinud.
Lühikesest tutvusest sündis pikaajaline sõprus ja kui nad nüüd koos Valmiera mõisast Zinzendorfiga olid kohtunud, sai ka Suutorile selgeks vennaste koguduse liikumise sisu ja eesmärk. Kuulnud oli ta Kvanti käest sellest juba varem. Aga nüüd tagasi teel Valmierast kodu poole peatus Suutor Urvastes siin pastoraadis ja ütles Kvantile: nüüd ma mõistan, mida sa oled mulle tahtnud ütelda. See oli septembris. Seejärel ühel pühapäeval luges Kvant jutluse asemel ette Henningu loo, mille kirikulised võtsid vastu suure tähelepanu ja pisaratega. Hiljem Rudolf Põldmäe sõnul oli Henningu lugu elulähedasemaid raamatuid eesti keeles, mis otseselt mõjutas rahva maailmavaadet ja viis täispöördelistele suunamuutmistele. Kaunilt öeldud, eks ole. Esimesel advendil 1736 hakkas õpetaja Kvant Urvastes palvetunde pidama siinsamas kirikus. Osavõtjate arv kasvas iga nädalaga ja juba järgnenud suvel peeti palvetunde vabas õhus, kuna kirik ei mahutanud enam rahvast ära. Kvanti eeskujul alustas Albrecht Suutor 1738. aastal piiblitundide pidamist ka Kambjas koos Köstri ja Eesti kirikuvanemate ehk vöörmündritega. Juba esimeses palvetunnis ärkas hilisem hulgakese hoolekandja Labi Jüri. Urvastest ja Kambjast liikus usule ärkamine edasi Rannu ja Võnnu kihelkondadesse, pisut hiljem ka Tartusse. Samal ajal juhtusid asjad ka Põhja-Eestis. 1736 jutlustas Zinzendorf nii Oleviste kirikus kui Toomkirikus. Jutlus muide on säilinud, trükis avaldatud. Aastatel 1738-39 puudutas ärkamine väga paljusid Põhja-Eesti kihelkondi ja sealt edasi ka Lääne-Eesti ja saarte kogudusi. Rõuges räägitakse lugu, kuidas kord hakanud kirikuõpetaja kantslis valjusti naerma. Inimeste pärimise peale pärast, et milles asi, seletanud ta, et nägi kiriku aknal sarvilist istumas ja magajate nimesid lehmanahale üles kirjutamas. Kui nahk täis sai, neid nimesid oli palju, eks ole. Kui nahk täis sai hakanud vanakuri hammastega nahast kinni, et seda suuremaks venitada. Nahk aga katkes ja kurivaim löönud pea valusasti vastu seina ära. Selle peale hakkaski kirikuõpetaja naerma. Küllap ärkasid selle naeru peale ka magajad. Tubli obaduse andis hingevaenlase kavatsustele vennaste koguduse ärkamine. Rõuges, nagu nimetasin, algas see varakult. Hiljem pidid Urvaste ja Kambja õpetajad siiski appi tulema, maha rahustama. Rõuge kihelkonnas kaasnes usulise ärkamisega nii suur segadus. Selle kütsid üles äärmuslike vaadetega Tallimaa paap ja Kusma Juhan. Hiljem nad rahunesid ja kord seati jalule, aga need radikaalsed vaated tõi oma kodukanti Tallimaa paap, kes vahepeal viibis Virumaal Kadrinas. Seal ärkamine algas 1738. Vendadega liitus kohe üle 1000 inimese. Kadrinas sai selle liikumise keskus Virumaal. Usuline elavnemine oli seal nii suur, et kutsus esile lausa viimse päeva meeleolusid ja need meeleolud tõi paap siis ka Rõugesse. Rahutusi tuli ette ka Tallinnas. Tagatipuks viis hirm sündmuste üle kontrolli kaotamise ees selleni, et 1743. aastal keelas keisrinna Jelisaveta esimene vennaste koguduse liikumise üldse ära. See oli raske aeg paljudele, kes alles hiljuti olid usule tulnud, aga läbikatsumise aeg näitas, kes langes, kes jäi püsima. Ka tänapäeval laiutatakse vahel käsi ja öeldakse, et nõukogude ajal ei olnud võimalik kirikusse tulla. No oli küll võimalik, aga see oli võimalik ainult usklikele. Ka vennaste koguduse keelu ajal leidsid usklikud alati tee, kuidas Jumala sõna ja palve juurde kokku tulla. Näiteks Suure-Kambja mõisahärra Karl Otto von Stackelberg ehitas 1746. aastal endale uue härraste maja. Majas oli väga suur saal, mis mahutas mitusada inimest piiblitundide jaoks. No loomulikult ei saanud keegi paruni härrale ette kirjutada, keda ta võib külla kutsuda, keda mitte. Ja palvetunnid jätkusid. Rõuge koguduse õpetajaks valiti sel samal 1743. aastal Peeter Friedrich Bornwasser, meile juba tuttav mees, kes seal ukse peal oli see noorem Kvanti laste koduõpetaja.
ja Bornvasser ise oli ka vennaste koguduse liige. Rõuges manitses ta mõisahärrasid, et nad ärganute vastu ülekohtused ei oleks. Ja mõnikümmend aastat hiljem loeti ka Rõuges kokku juba üle 1000 ärganu. Edasi võiks rääkida juba väga palju lugusid igast Eesti kihelkonnast, kuigi peab märkima, et kõige rohkematesse kihelkondadesse, sealhulgas Viljandi ja Pärnumaale, jõudis ärkamine alles 19. sajandi algul ja leidub selliseidki kihelkondi, kuhu vennaste kogudus üldse ei jõudnud või jõudis väga vähe või väga hilja. Pigem on need olnud kihelkonnad, kus põllumaaga nii ütelda ilma jumala abita head vilja kandis. Öeldakse isegi, et kus põld on kivine, seal inimeste südamed on pehmed, kus põld on pehme ja viljakas, seal on kivised südamed. See on muidugi üldistus, milles on tõetera, aga ka mitte rohkem kui tera. Urvaste naaber kihelkonna Rõuge osas tahaks ma ära mainida uskliku aadliproua Barbara von Grüdeneri. See on siis sellest 19. sajandi alguse aegadest, kui Eestis oli vennaste ärkamine, eelkõige talurahva liikumine. Venemaal puudutas see rohkem kõrgklassi eesotsas keisriga. Nimelt 1812 tungis Napoleon Venemaale, Aleksander I oli püsti hädas, palus Jumala abi. Abi tuli, olukorrad pöördusid, Aleksander lõi Napoleoni Leipzigi lahingus ning teel sinna peatus ta väikeses Herrnhuti linnakeses, Vene keiser Herrnhuti linnakeses. See, mida ta seal nägi ja kuulis, kuidas lapsed laulsid, see puudutas ühe suure mehe südant, muutis tema elu täielikult. Koju tagasi jõudes Aleksander I andis oma elu Jumalale, andis loa piibliseltside asutamiseks, vabastas eestlased päris orjusest. Ka vennaste koguduse ärkamises algas siis uus tõusuaeg. Tartus mäletatakse Aleksander I kui ülikooli taasasutajat. Üks viimaseid kordi, kui ma Voldemar Iljaga juttu ajasin, jäi mulle meelde, sest Ilja Volli rõhutas korduvalt, et Aleksander oli üks tõsine usumees. Ja seda ta oli. Saksamaal kohtus Aleksander uskliku aadliproua Barbara von Grüdeneriga, kellest sai tema lähedane nõuandja. Kui 1815 sõlmisid Püha Liidu õigeusklik Vene keiser Aleksander I, katoliiklasest Austria keiser Franz II ja luterlasest Preisimaa kuningas Friedrich Wilhelm III. Just Grüdener olevat andnud nime sellele liidule, Püha Liit. Hiljem vanemas eas elas Barbara von Grüdener oma lapsepõlvemail Rõuge kihelkonnas Viitina mõisas. Kunagi varem, 1792. aastal oli ta asutanud siin kooli, alustanud laste vaktsineerimist. Rõuge pastor Marburg pidas lugu Grüdeneri jumalakartlikkusest, kohtus temaga sageli. Viitina mõisas peeti pühapäeviti pärast jumalateenistust palvetunde. Enne palvetunni algust andis Grüdener rahvale korralikult süüa. Marek, kas sa tegid seda ikka seda? Manitses neid töökusele, see sai kindlasti tehtud, ja puhtusele ning jagas vaesematele paremaid riideid. Lisaks korraldas ta vaimulike raamatute tõlkimist ja väljaandmist. Rõuge kihelkonnas on olnud palju palvemaju. Isiklikult puudutab mind Laitsna palvemaja, mille ehitasid minu vanaisa ja vana-vanaisa, mis pühitseti 1937. aastal. Ka seal haaras ärkamine kaasa kogu ümbruskonna, teiste seas tulid elavale usule minu vanavanemad. Ma mainisin alguses Urvaste õpetaja Kvanti ja Köstrit, kellega ta koos siit kiriku ümber kõndis ja uksest arglikult sisse astus. Köstri nimi oli Kolju Aadam. Ja Aadam, võiks ka pikemalt rääkida, ta olid tublid väimehed, mõlematest said Köstrid. Mangu Hans ehk Hans Thaal oli hiljem Urvaste köster ja Tartu köster Michael või Mihkel Ignatius. Usulise ärkamise läbi said uueks küll inimeste südamed, mitte aga kiriku katus. Nii et 1743. aastal märgiti, et vihmavesi tilkus armulaua karikasse.
Katus parandati ära, 40 aastat hiljem sai kirik välgutabamuse, põles ja pärast taastamistöid 1795. aastal ehitas oreli köster Karl Johan Thaal. See oli siis juba selle Mangu Hansu poeg või pojapoeg. Ja Karl Johani onupoeg Johan Thaal oli 23 aastat varem ehitanud oreli Kambja kirikusse ja nii on ka esimesed Eesti soost oreli meistrid pärit siitsamast Urvastist ja ma arvan, kuulsamad orelimeistrid siiski Rõugest pärit. Jumal viib oma töö edasi, Jumal ei ole meid maha jätnud. Jumal õnnistagu kõiki palvetajaid, kõiki usklikke inimesi, kellele on võimalik igal ajal, iga riigikorra, iga luba ja iga keelu ajal tulla tema sõna ja palve juurde kokku. Õnnistus teile. Aamen.